Ilmuvad uued üksikasjad seoses Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja peaminister Benjamin Netanyahu vaheliste tihedate vestlustega. Kui Iisraeli ja Iraani vahel puhkes konflikt esimest korda pärast seda, kui aprilli alguses jõustus relvarahu. BBC-le antud väidetavas vestluses eitas Donald Trump, et Benjamin Netanyahu oleks talle vastu hakanud, andes korralduse sõjaliseks vastuseks Iraani vastu pärast raketirünnakuid Iisraeli pihta. Öeldes, kui mina ütlen talle midagi teha, siis ta teeb seda. Ja nüüd pöördume Jonathan Javori poole, kes on rahvusvaheline poliitiline konsultant ja endine välisministri Gideon Saari vanemnõunik. Tere tulemast, härra Javor. Kuidas teie hindate neid hiljutisi vestlusi, mis on toimunud USA presidendi ja Benjamin Netanyahu vahel? Kas te näete, et üks neist omab tegelikult otsustavat sõnaõigust teise üle või on see lihtsalt tavaline suhe kahe poliitiku vahel? Tere pärast, Donat. Põhimõtteliselt on see osa nende kahe juhi jätkuvast suhtest. Tuleb meeles pidada, et nii president kui ka peaminister on tegelikult väga-väga lähedased. Nad on teinud tihedat koostööd Iraani teemal alates sellest ajast, kui president Valgesse Majja tagasi tuli. Neil tekib kindlasti erimeelsus ja see on osa igast suhtest. Ma ei läheks nii kaugele, et öelda, et peaminister trotsis presidenti. Praegu näete, et Iraan püüab luua olukorda, kus nad seovad Liibanoni Iraaniga, mis on olukord, millega Iisrael lihtsalt ei saa leppida. Ei teada, olenemata sellest, kas sa oled Netanyahu poolt või vastu, see on olukord, millega Iisrael ei saa leppida. Ja selle tulemusena pidi peaminister siin tegutsema, kas ta tegutses piisavalt, kas ta läks piisavalt kaugele, aeg näitab, aga kindlasti ei olnud see presidendi trotsimine. See oli lihtsalt selleks, et heidutuse seisukohast oleks Iraan teadlik neist punastest joontest, mida Iisrael ei olnud valmis ületama. Ja see oli seotud Iisraeli jõu näitamisega. Ja nagu Iisrael on kogu selle konflikti vältel teinud seoseid katkestades ja olukorda osadeks lahutades, teeb ta seda jätkuvalt ega lase Iraanil seega dikteerida, kuidas asjad Liibanonis kulgevad. Ja nagu president ütles, kui teate seda retoorikat, mida president ütles, et kui peaminister oleks talle vastu hakanud, siis ta ei oleks seda teinud. Ja nagu asepresident täna ütles, siis mõnikord tekivad erimeelsused. Lõppkokkuvõttes on hetki ja kohti, kus Iisrael peab seisma Iisraeli huvide eest ja Ameerika seisab Ameerika huvide eest. Ja see ongi põhimõtteliselt see, mida oleme siin viimastel päevadel näinud. Ja teises küljes ma mõtlen, et ka Iisraelis on tulemas valimised, mis on Netanyahule palju olulisemad kui vahevalimised Donald Trumpile. Lõppude lõpuks on tema nimi siin Iisraelis valimisseedelil ja see tekitab palju poliitilist peavalu, vähemalt Netanyahule. Inimesed ütlevad, tema vastased ütlevad, et teda juhib president Trump ja Iisrael on kaotanud oma suveräänsuse. Mida sina sellest arvad, eriti just Netanyahu puhul? No see on tõesti suur probleem. Tead, oktoobri lõpuks on meil siin Iisraelis valimised toimunud. Ja kõik, mida ta praegu teeb, on seotud valimiste ja poliitikaga ning omab tähtsust just selles kontekstis. Näiteks ma võin sulle öelda, et ma tulin just ühe selle nädalavahetusel hukkunud sõduri Shivat. Ja see mõju ise mõjutab iga päev, kui mõni sõdur saab surma. See mõjutab. Iga päev, tead, sellele sõjale ei paista lõppu tulevat, see mõjutab. Ja me pole veel isegi hakanud arutama sisemisi probleeme, mis mõjutavad siin Iisraelis üldsust väga tõsiselt. Siin Iisraelis. Nii et peaministri jaoks on see tema karjääri suurim žongleerimine, sest ta peab tegelema sisemiste probleemidega, ta peab tegelema julgeolekuga, ta peab tegelema suhetega presidendiga ja ta peab tagama, et Iisraeli majandus ja julgeolek taastuksid aeglaselt pärast 2,5 aasta pikkust sõda. Nii et see saab olema tema jaoks otsustav aeg. Ja ta peab kõike väga-väga hoolikalt läbi mõtlema, ta on meisterlik taktik. Tavaliselt teab ta poliitilisse taktikate osas täpselt, mida teeb. Ja me teame nägema, kuidas aeg edasi liigub ja kui me jõuame lähemale ametlikule valimiste väljakuulutamisele, kas need asjad aitavad teda või kahjustavad teda, kui iisraelased lähevad valima. Ja kui me võtame selle ka konkreetsemalt Liibanoni küsimuse juurde, siis
president mõjutab vähemalt peaminister Netanyahut, et ta ei laiendaks tegevust Hezbollah vastu Liibanonis. Ja see tekitab Netanyahule palju probleeme tema lojaalsete toetajatega just põhjas, sest need inimesed on ju aastaid olnud väga Netanyahu meelsed. Aga nüüd näeme, et sealsetes küsitlustes ei lähe Netanyahul hästi. Kas sa arvad, et ta peaks selle sammu astuma, isegi kui see tähendab president Trumpi trotsimist ja tema nõuannete eiramist ning Hezbollah vastu tegutsemist hoolimata president Trumpi mõjust? Olgem selged, asi pole selles, et peaminister poleks andnud IDF-ile käsku minna sügavamale ja kaugemale Liibanoni ning võtta täiendavaid meetmeid koha peal. Ta on seda teinud, nad on seda teinud vaikselt. Nad on seda juba mõnda aega teinud ja ta jätkab selle tegemist. Ja mida nad teevad, on see, et nad nii-öelda lekivad asju ajakirjandusele ja avalikkusele vastavalt vajadusele seoses valimiste ja sellega, kuidas asjad küsitlustes paistavad. Nii et kui see neile kasulik tundub, kui see paneb nad enne valimisi paremasse valgusesse, siis räägitakse sellest rohkem ja näidatakse pilte sellest, mis Liibanonis toimub. Ja kui see ei ole neile kasulik, siis nad püüavad selle maha vaikida. See on lihtsalt poliitika ABC, see on kampaania, mitte see julgeoleku küsimus. See on lihtsalt siin toimuv poliitika. Aga eks me näeme. Aja jooksul näeme, kas fookus läheb julgeolekule või siseküsimustele. Ma kahtlustan tugevalt, et poliitika põhiküsimus, valimiste põhiküsimus saab olema pigem sisepoliitiline kui julgeolek. Nii et võib-olla Netanyahu, kes armastab end kutsuda härra julgeolekuks, keskendub julgeolekule, aga ma siiski kahtlustan, et seekord on põhiküsimused sisepoliitilised. Hästi, Jonatan Javar, rahvusvaheline poliitikanõunik ja endine vanemnõunik endisele ministrile Gideon Saarile. Suur tänu, et olite meiega. Aitäh!